Ja tere minu poolt, mina olen Riina Tamm, Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuris, nagu juba korraks mainitud, olen siin täienduskoolituse hindamisjuht. Ja täna põgusalt räägin teile õppekavarühma kvaliteedi hindamisest, kellele ja miks. Anneliisa tegi ka väga hea sissejuhatuse, nii et ma hakkan kohe siit teele minema. Ja samamoodi, et kui on küsimusi, siis andke julgelt märku ja saame neid lahendada. Aga hästi lühidalt siis, kellele on see kvaliteedi hindamine mõeldud? See on mõeldud täienduskoolitusasutustele, kes soovivad hakata pakkuma mikrokvalifikatsiooni õpet, aga mitte siis ka ainult, et ka formaalõppeasutused, kes täienduskoolitust pakuvad ja soovivad avada mikrokvalifikatsiooni õpet või pakkuda mikrokvalifikatsiooni õpet valdkonnas, kus neil puudub õppekava õigus või õppeõigus, siis ka nemad tulevad täpselt samamoodi siia hindamisele. Tegelikkuses on see hindamine päris laiale seltskonnale. Ja võib-olla olulisem miks see hindamine oluline on. Ühest küljest on eesmärgiks hinnata koolitusasutuse võimekust ja suutlikkust pakkuda õppekavarühmas kvaliteetset õpet, mis muuhulgas vastab tööturu ja ühiskonna vajadustele. See on siis kirjutatud ka seadusandlusesse ja sellest eesmärgist me lähtume. Aga ma mõtlesin, et ma täna natukene pikemalt peatun sellele, et miks üks koolitusasutus peaks tahtma seda läbida peale selle, et mikrokvalifikatsioonid võiksid olla turunduslik aspekt muuhulgas. Aga see tegelikkuses see taust on ju see, et kvaliteedi hindamise läbimine loob usaldust õppijate, tööandjate ja rahastajate silmis. See toetab asutuse arengut, sest hindamise aluseks on eneseanalüüs ja lisaks siis saadakse hindamise käigus tagasisidet välistelt ekspertidelt. Hindamise käigus siis 2 välist eksperti, kes on selle valdkonnaga seotud ja on täiskasvanute koolitamisalased eksperdid, hindavad kogu seda protsessi. Ja kogu selle hindamise mõte ei ole kindlasti vaid selline vigade otsimine, vaid ikkagi ka tugevuste leidmine. Ja see ongi selles osas loob võimalus asutusele saada seda välist pilku, kes oskab ka esile võib-olla tuua mõnda tugevust, mille peale ise ei tule, mida siis asutus omakorda saab teadlikumalt esile tõsta, aga ka võimalikud arengukohad kindlasti. Et sellistel punktidel, et mitte ainult see, et tahaks avada mikrokvalifikatsiooni õpet, sest et see kõlab atraktiivsena praegu, vaid tegelikkuses seal taustal on veel päris mitu põhjust, miks ma arvan, et võiks siia hindamisse tulla. Ja ilmestamaks seda hindamist ma konsulteerisin AI-ga ja ta pakkus mulle metafoori, mis mulle tundus, et sobib päris kenasti siia. Et kvaliteedi hindamine on nagu tehniline ülevaatus autole. Me peame seda kõik tegema, me võiksime justkui öelda, et me teeme seda vormistamise pärast, aga selle protsessi käigus tegelikkuses ju ülevaatus tagab, et masin on töökorras, turvaline ja jõuab sihtkohta. Ja kui me soovime pakkuda mikrokvalifikatsiooni, peame me olema kindlad, et meie õpetamise masinavärk on ka korras, süsteemid toimivad ja see kvaliteedi hindamine ongi seejuures siis see tehnoülevaatuse keskus, kontrollpunkt. Aga kuidas? Võib-olla see on olulisem, et kuidas see kõik välja näeb ja natukene me sellest protsessist räägime või juba rääkisime, aga käin korraks veel üle. Me oleme ta joonistanud selliseks 5-sammuliseks tervikuna, et esmalt ja kohe, kui mina lõpetan, annan sõna siis tagasi HTM-i headele kolleegidele tehnoloogiaosakonnas, kes veidi siis ka tutvustavad, et milline see EHIS kõik välja nägema hakkab. Aga jah, et toimub kvaliteedi hindamise taotlemine läbi EHIS-e keskkonna. Seal on päris palju tõendusmaterjali, mis tuleb lisada. Ja tahtsin selle juba siin täna ära markeerida, et see hindamine toimub siis eneseanalüüsi aruande põhjal ja selle aluseks on siis lisaks veel 2 õppekava. Üks, mis on juba toimunud õppele, mis on minimaalselt 78 tundi või 3 EAP-d ehk siis maht, aga siiski mahukas koolitus ja see koolitus peaks olema lõppenud tunnistustega. Tunnistuse näidis, kus lisaga tuleb samuti siis lisada sinna taotlusele tõendinäidis, õppijate tagasiside
tagasiside küsimustiku näidis ja siis on see mikrokvalifikatsiooni õppekava ehk siis see õppekava, millega te hiljem kavatsete siin sammus number 5 tegevusluba taotlema tulla. Te võib neid olla rohkem, selle hindamise raames te peate esitama ühe, mis siis muuhulgas on siis aluseks kogu sellesse hindamisse ja ka riigilõivu tasumist tõendava maksekorralduse koopia, et see on ilmselt kõige lihtsam selle kõige juures. Aga et enne seda, kui üldse see kvaliteedi hindamise taotlus tuleb, et kui keegi on ka varasemalt mõnda meie hindamist läbinud, et siis seal oli pigem, et anti märku, siis oli aega eneseanalüüsi teha, et siin see tuleb kohe taotlusega koos esitada. Peale seda me hindame seda taotlust, et kas kõik dokumendid on olemas, korrektsed, vastavad see meie ootustele ja kui midagi nüüd peaks puudu olema, siis me saadame selle teile tagasi, et teil on võimalik seda taotlust täiendada, aga selle peale ei peaks kui nagu rõhku panema, et need on ikkagi üsna lühikesed tähtajad selleks, et see protsess saaks edasi liikuda. Korrektse taotluse puhul moodustame siis hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad 2 hindamiseksperti ja kelle juures on siis ka meie oma koordinaator. Kvaliteedi hindamist viib läbi siis seesama hindamiskomisjon, kes võtab aluseks eneseanalüüsid, muud materjalid, toimub hindamisvestlus asutusega ja nad koostavad hindamisaruande. See hindamisaruanne omakorda tuleb teile ühest küljest tagasisidestamiseks, aga kui ka see ring on tehtud, siis see jõuab hindamisnõukokku, kes siis teeb otsuse ja otsuse saab ta teha 2 suunas, kas kvaliteedi hindamine on positiivselt läbitud või kvaliteedi hindamine on negatiivselt läbitud ja oluline on siinkohal siis märkida, et positiivne kvaliteedi hindamise otsus kehtib 5 aastat. Ja see positiivne 5-aastane otsus on siis see, mis on aluseks selle tegevusloa taotlemisele muuhulgas. Siis saate EHIS-es uue tegevusloa taotluse esitada konkreetse õppekava jaoks ja HTM-i menetleja siis annab sinna hinnangu. Ka see otsus kehtib 5 aastat ja ilmselt märkate, et siin on ilmselt veidi lõtku sees, et tõepoolest igal juhul on oluline, et kogu aeg, kui te seda mikrokvalifikatsiooni õpet pakute, oleks all ka positiivne kvaliteedi hindamise otsus, ehk siis, et ka see taastõendamise küsimus tuleb sinna. Aga see on nii kaugel, et sellest ma täna veel rohkem ei räägi. Järgmisena ma tahtsin teile tutvustada ka seda hindamist, et mida siis hinnatakse. Oluline on täheldada, et see on üks terviklik komplekt hindamisvaldkondi kriteeriume, ehk siis iga selle kriteeriumi all on iga selle hindamisvaldkonna all, mida te siin praegu näete, on 3-4 kriteeriumit. See kõik on avalik info sel hetkel, kui hindamisjuhend vastu võetakse, sinna läheb veidi veel aega, aga jõuame selleni ja see kõik saab teile teatavaks, aga laias pildis 8 erinevas valdkonnas te hinnanguid saate, on õppekava arendus, õppekava, õppeprotsessi kavandamine ja õppeprotsessi läbiviimine, hindamine ja lõpudokumendid, koolitajate kompetentsus ja professionaalne areng, kvaliteedi juhtimine ja ressursid. Ja seda esialgu võib-olla tundub palju, aga ma tahaks üle rõhutada, et need on ikkagi väga konkreetsed punktid, mida siis iga selle valdkonna all hinnatakse ja tegelikult me ikkagi tahaks uskuda, et asutus, kes on juba nii kaugele oma sammud seatud, et mõelda mikrokvalifikatsiooni väljastamise peale, et siis küllap olete te ka läbi mõelnud selle, et kuidas seda õppekava arendatakse ja kõik muud sammud selle juurde, et sellega ei tohiks, et see ei tohiks üle jõu käia. Aga eesmärk siis ikkagi tõesti hinnata seda, et kas on see jätkusuutlikkus võimekus olemas. Ja ma nüüd olen vist olnud natukene kiirem, kui ma kavandasin, aga see on tore, et siis on võimalik rohkem küsimusi küsida. Viimase infopunktina ma tahtsin lihtsalt öelda, et sellise põhjalikuma kvaliteedi hindamise tutvustamise infoseminari oleme me kavandanud 30. aprillile ja sinna saab siis registreerida alates 1. aprillist, et kõik, kes registreerivad, saavad kutse, see toimub ka veebi vahendusel.
aga et kui teil on ka tekib võib-olla peale tänast küsimusi, et siis saate kas pöörduda minu poole otse või siis ka selle registreerimise juures on tegelikult võimalik juba indikeerida küsimusi, et teaksime paremini, kuhu seda rõhuasetust ka selles esitluses panna. Ja nüüd ma hea meelega annangi sõna üle HTM-ile tagasi, et rääkida natukene sellest EHIS-e poolest. Kui nüüd ei ole just küsimusi kohe siin, mis puudutab ainult kvaliteedi hindamist. Vestluses. Tundub, et on vaikus või on vestluses midagi? Ja, vestluses on küsimus, et kui asutus on positiivselt läbinud vähem kui 2 aastat tagasi kvaliteedi hindamise mingis konkreetses õppekavarühmas ning on omistatud ka kvaliteedimärk, kas siis sellest hoolimata tuleb uuesti läbida kvaliteedi hindamine? Vastus on jah, kuna need on ikkagi erinevatel alustel tehtud hindamised, siis tõepoolest tuleb nüüd sellel konkreetsel juhul see hindamine uuesti läbida.